Tere, mina olen Sandra ja ma seekord räägin teistest YouTuberitest ehk siis nendest inimestest, kellel on oma YouTube'i kanalid ja keda vaadates ma jõudsingi järeldusele, et ma tahan ise ka seda proovida. Võib-olla ma peaksin alustama kõige igavamast ja minema edasi kõige huvitavama peale, aga ma mõtlesin, et teen vastupidi, et ma kohe räägin oma võib-olla suurimast lemmikust. Tema nimi on Trisha Paytas. Ta on pärit Californiast. Ta on praegu 30-aastane ja ta on tahtnud saada kuulsaks väga ammu, nii et Trisha Paytas on osalenud juba väga noorena Ellen DeGeneres shows. Ta on käinud kõikvõimalikes talendishowdes, aga ta on ise öelnud, et tema probleem on see, et tal ei ole ühtegi tavapärast annet. Isegi talendishows ta osales kiirlugejana. Ja YouTube on see, mis tegi ta kuulsaks. Just a cheap hooker for I was just literally that. You could pick me up on the street and not give me anything and just like, I'll be down to bang, you know? So this was like around, this was the time I slept with the entire baseball team, by the way. Ta ennem YouTuberiks hakkamist jõudis põgusalt osaleda mõne kuulsuse muusikavideos, nii et seda on näha kõigest sekundi ja olla prostituut. Tal on igal videol miljoneid jälgimisi ja ta on selline volüümikas, blond, barbilik naisterahvas. Tal on alati täiuslik meik, ta rõhub hästi palju seksapilli peale ja ta on naljakas selle kõige juures, et minu meelest on ta päris tore. Ta on ise rääkinud, et ta teenib väga palju sellega, sest tal on nii palju jälgijaid. Trisha Paytas teeb hästi palju mukbange kaameras, mis tähendab seda, et ta sööb suurtes kogustes ebatervislikku toitu. Hey guys, so today I'm going to be eating my weight in KFC chicken. I am super excited about it. I was going to have a little bit of an appetizer. Ta nutab kaamera ees, vahepeal ta leidis, et ta on lesbi, siis ta sai aru, et ta ei ole. Siis ta vahepeal hakkas veganiks, siis nüüd ta sööb jälle Kentucky Fried Chicken. Ta on hästi palju viimasel ajal saanud vaata, et kuna ta lahkab oma lahkuminekut endast vanemast meeskoomikust ja siis nad teevad igasugu vastastikuseid videosid ja I need to be alone. Because the pain, ühtpidi ja teistpidi nagu süüdistavad ja lähevad uuesti lahku ja tulevad kokku. And this is what y'all anticipated. Me and Jason broke up. Ta on kindlasti fenomen, et tema meeldib mulle. Siis on üks teine, kes on võib-olla kõige lähemal mingisugusele performance'i kunstile. Drama. Ta on nagu erakordselt veidra välimusega. Ta nimi on Emilia Fart. Ta on selline nagu hästi teatraalne tegelane, ta ka sööb ja nutab tihti mõlemat korraga. Temal oli omakorda obsessioon Trisha Paytasega ja ta nagu kuidagi rääkis temaga abiellumisest. Et ma ei ole päris kindel, kas nad on kunagi omavahel kohtunud. Ma arvan, et pigem mitte. I have a past. We all do. Kaamera ees nutjaid ja mukbangi tegijaid on veel. Nendele kõigile võib-olla tehakse selliseid vastuvideosid, et mingid inimesed kritiseerivad neid, toovad välja vastuolusid nende jutus, kommenteerivad, mõnitavad. We are going to talk about where Trish grew up, where she spent her teenage years, where she went to school. We're going to talk about everything. We are going to talk about how the queen of the troll got to be, well, the queen of the troll. Aga ma arvan, et kõik need antifännid ja fännid siis nagu suurendavad nende tüüpide populaarsust. Kõige kontseptuaalsemaid YouTubereid, keda ma tean, on Benjamin Bennett. Ta on noormees, kes istub oma videotes tundide kaupa joogaistmes toanurgas ja naeratab kergelt. Palju sul Benjamin Bennettil näiteks subscribereid on? Kurat, ma ei tea. Benjamin Bennettil on 183 770 teljat ja 291 videot. Ja ta videod ongi pealkirjaga Sitting and Smiling number 291. Ja tõusõnaga kõik te videod on need, kus ta istub toanurgas ja ta naeratab malbelt ja istub rätsepistmes. Ja need videod on kõik täpselt ühe pikad. 4 tundi, 1 minut ja 23 sekundit. Siis ma viimane, kelle ma avastasin Blond in the Belly of the Beast, et ta on lõunaosariikidest pärit noor blond kaunitar, kes on väga feminismi vastane
ja hästi traditsiooniliste soorollide poolt, et ta propageerib naisele eelkõige mehele minemist, ta ütleb, et feminism ja naiste õigused ja emantsipatsioon on naised teinud väga-väga õnnetuks. So today I want to talk about how the real losers from second and third wave feminism are women. I often criticize feminism to women and gauge their reactions. And too many times to count, I have heard, you aren't a feminist? You don't want equality for men and women? What is wrong with you? Ja ta annab nõu, et üks parimaid asju, parimaid otsuseid elus, mida naine võib teha, on mitte minna ülikooli, sest sellest eriti Ameerikas inimene lahkub suure võlaga, mida ta eluaeg tagasi maksab ja ta saab nakatatud ülikoolis sellistest valedest, nii-öelda progressiivsetest ideedest ja hävitab enda väärtuse abieluturul. In wartime and basically every culture throughout history, women have kept things going at home and raised children while men are away fighting. Ma arvan, et ta natuke läheb samasse kategooriasse kõikvõimalike meesõiguslastega. Men generally have more mental fortitude than women. Aga teine asi on loomulikult see, et nad on tegelikult jumala tüütud. Et osad meesõiguslased millegipärast lasevad oma videosid selliseid masina häälega, mis loeb teksti, ma pole sellest mitte kunagi aru saanud. Et rääkides Eesti omadest, et siis ma olen vaadanud Nele Kirsipuud, kes on populaarne ja mul on temast hästi räägitud, et ta ka selliseid võib-olla nagu värskeid ja progressiivseid mõtteid mõnikord esindab. See, mida mina tema puhul olen näinud, on see, et ta teeb näiteks terve video sellest, kuidas Starbucksi topsi ise koduste vahenditega teha. See näeb lihtsalt nii suurt äratav välja ja ma tahan lihtsalt seda proovida, aga Eestis ei ole võimalik seda proovida. Ja nüüd ma kavatsengi selle joogi endale lihtsalt ise valmis keeta. Sa ostadki sellise tavalise, ma ei tea, pooleliitrise õlletopsi ja siis sa prindid välja Starbucksi logo ja siis sa lõikad selle kääridega välja ja kleebid sinna ja siis sa vaatad netis Starbucksi mingisugust värsket selle kevade või suve menüüd ja siis sa teed neid jooke järgi. See tundus mulle suhteliselt absurdne, aga kõige hullem on see, et ta ei ole ainus Eesti YouTuber, kes seda teeb. Et neid Starbucksi aktiviste on teisigi. Mis on minu meelest jabur. Nende ainus põhjendus on see, et paljudel Instagrami piltidel, välismaa Instagrami staaridel on Starbucksi, mis on lihtsalt põhimõtteliselt üks kiirsöögi või kiirjoogikett siis Starbucksi tops käes, et see oleks siis see on selline nagu moodne aksessuaar, midagi sellist nagu 90-ndatel Moskvas nagu rikastes perekondades serveeriti McDonaldsi hamburgereid ja seal olid pikad sabad. Ja kuna Starbucks ei ole Eestis esindatud, siis tuleb see tops ise teha selle asemel, et osta ma ei tea, double coffee või mis need ketid on siin kõik. Et minu meelest kohti, kus saab, ma ei tea, maitsestatud kohvi kaasa osta, jäätükkidega suvel on väga-väga palju. Kas mulle päriselt meeldib Eestis, ma ei tea, kui palju ta enam teeb. Ta vahepeal, ma sain aru, ütles, et ta enam ei tee videosid, aga siis ta ikkagi ei suutnud sellele vastu panna, on Märt Koik, kes on näitleja, aga kes esineb selliste meediaanalüüsidega, et ta tihti leiab, et mingi kellegi teleesinemises või sõnavõtus kuskil on midagi sügavalt absurdset. Te ise kogute annetusi, raisk. Te kogute annetusi ja mida te teete? Te korraldate selle raha eest pikette. Miks teie raiskate raha? Miks teie ei toeta nälgivaid lapsi? Miks teie ei pane raha sinna, kus seda on vaja? Miks te tegelete sellise homofoobilise propagandaga? Seda toob selle absurdi tavaliselt mitme nurga pealt esile, et tema meeldib mulle. See oli siis väike ülevaade YouTuberitest, keda ma olen vaadanud, viimase 2 kuu jooksul. Ja kui teile meeldis see väike ülevaade, siis likeige, subscribeige, tellige, kommenteerige. Tšau!